Ja tere taas tulemast Hortonumi aiapäeviku lehele ja hirmus hea on teid kõike siin näha. Ja veel toredam on see, et nii paljud inimesed on selle kanali omaks võtnud ja tulnud ka selle kanali tellijaks. Nii et suur-suur aitäh teile ja kummardus ka minu poolt. Palju küsimusi ikkagi tuleb seoses nende kõrgekasvuliste tomatitega, et mis nendega ikkagi teha ja kust see asi siis ära võtta ja mida peab ära võtma. Mul on üks pikem video ka, kus ma siis räägin 3 enam levinud tomatitüübist, aga kuna selle kõrgekasvulise ehk indeterminantse tomatiga on pisut natuke rohkem tegemist, siis ma arvan, et ta väärib ka eraldi videot. Siin on mul üks kõrgekasvuline kirstomati sort Sweet Million. Ma kasvatan seda sorti esimest aastat ja loodan siit leida endale veel ühe hea sellise meie perele sobiva kirstomati sordi. Kuidas aru saada, et tomat on just indeterminantne ehk siis kasvu mitte lõpetav, on see, kui vaadata, kuhu ta moodustab oma õiekobarad, kuhu siis hiljem viljad tulevad. Aga siin on hästi selgelt näha, et see on kasvu mitte lõpetav tomat. Ta on täiesti indeterminantne. Selle järgi, et temal on siis lehekaenlast tuleb uus kasv ja õiekobar tuleb siit selle põhivarre pealt. Ja kui ma siin rappa vaatan, siis siin on küll üks õiekobar, eks ole, aga tipp on see ja see on see koht, kus ta edasi kasvab ja võiks kasvada lõputult, kui meie kliimast siis seda sügist ei tuleks. Ehk siis selleks, et hästi kasvuhoone ruumi ära kasutada ja et taim suunaks oma ressursid ikkagi viljade kasvatamise peale, mitte selle rohelise mandi kasvatamise peale, tuleks siis siit lehekaenlast need võsud ära murda ja teha seda kogu aeg. Ja kuna praegu on ka see aeg, kus ma hakkan kõrgekasvulisi sorte üles siduma, siis ongi hea samal ajal ka need üleliigsed võsud ära võtta. Et selle ma olen isegi natuke suureks lasknud, aga tegelikult, kui siin all juba vaadata, siis need väiksemad, need võib kogu aeg juba sõrmega ära võtta ja sellega on see töö tehtud. Kui teil on tomatitaimed just kõrgekasvulised istutatud natukene harvemini ja te soovite, et teie tomatitaimel oleks 2 latva, siis võib teinekord jätta selle esimese kasvu võtmata ja kujundada siit siis selline tomatitaim, millel on 2 peamist haru. Minul on see aasta rohkem üksikuid sorte kasvuhoones ja mul on tomatid pandud pigem tihedamalt, nii et mina kõrgekasvulistel seekord seda kasvu ei jäta 2 latva, jätan 1. Nii et siin on jälle selline otsuste tegemise koht. Nii et ma praegu võtan selle siit ära. Kui teil jäävad sellised suuremad kasvud ja teil on veel kasvuhoones ruumi, ütleme, et näiteks külm on teinud teistele taimedele liiga, siis sellised suured kasvud juba, millel on päris suured ka lehed küljes, võib panna vette juurduma ja tegelikult nädala ajaga on võimalik need juba uuesti potistada ja nõnda endale taimi juurde teha. Aga mina seda ei vaja, nii et praegu ta läheb komposterisse. Mida veel võib vaadata, et kui nüüd ka juba läheb üles sidumiseks, siis ma juba praegu võtan ära alumised lehed. Need samamoodi tegelikult tulevad murdes ilusti ära, aga kui te ei ole veel nii enesekindlasti, võite ka need ära lõigata, lihtsalt see jääb kätte see harjumus ja siis tegelikult on neid ilma käärideta murda juba päris lihtne. Need on nüüd need lehed, mis olid taimel küljes siis, kui ma ta siia kasvuhoones istutasin. Ja kuna need on kõige alumised lehed, siis jäävad need ka juba teiste lehtede varju, nii et need ma võtan juba praegu ära. Ja otseselt ma siin haigustunnuseid ei näe, aga eks nad on siin natuke rapsida saanud selle istutamise protsessis. Nii et need lähevad ka komposti. Ja kõrgekasvuliste puhul siis on vältimatu tegevus taime toestamine. Ja minul on pandud päris teadlikult siia kasvuhoone puidust raami külge sellised lipid, kuhu külge ma siis saan seda raskust üles siduda. Ja ma seon ta üles siit kuskilt poole pealt ja mul on ühed sellised paelad, mida ma korduv kasutan. Nad on korra mul läbi pestud, kuigi nad on natukene määrdunud, aga see on pigem selline esteetiline pool asjal. Oluline on see, et need kapronpaelad on hästi head tugevad ja nad ei katke. Et üks taim, millel on ikkagi palju neid viljakobaraid küljes arenemas, võib kaunis raskeks muutuda. Et tuleb olla kindel, et see ühe ööga lihtsalt kõik kokku ei kuku. Ja teen siia sellise sõlme, mis ei hakka taime pooma. Et kindlasti ei tohi siduda selliselt, et hakkab siit seda taime pigistama, siis ei pääse ei vesi ega toitaineid liikuma ja tegelikult pärsib selle taime kasvu.
ja muud ei midagi, lihtsalt ettevaatlikult keerutan praegu taime siia paela ümber. Praegu ma teda ei sikuta ja hiljem, kui taim kasvab, siis lihtsalt keerutan taime, mitte paela. Ja siia praegu seon ta lipsuga, siis ma saan hiljem siit ka järgi anda vastavalt sellele, kuidas taim kasvab. Ja viimane, mitte vähem oluline hooldus on see, et kuna minul siin ei ole suurt tuuletõmmet, kuigi vahetevahel siin käivad kimalased mul külas, siis ma lihtsalt käin ka neid õisi raputamas. Et tomatil on täiesti okei, kui ta tolm näeb iseenda õietolmuga, aga mitmetel sortidel, just nagu ongi paljudel kirstomaatitel, siis nende õie see sisemine osa täielikult ei avane, aga ma praegu näen, et kui ma teda saputan, siis saab see õietolm siin õie sees liikuma ja saab ka ilusti see emaka peale ja ma saan siit väikseid tomateid. Et tomati puhul ei ole nii oluline, et õietolm saaks kantud ühelt õielt teisele või ühelt taimelt lausa teisele. Temal on sellest siiralt ükskõik. Nii ega muud midagi. Nüüd tuleb lihtsalt jälgida praegusel aktiivsel kasvuperioodil on vaja jälgida, et mullas oleks piisavalt niiskust, et ta saaks kõik oma toitaineid kätte, et ei oleks mingeid kahjureid. Kui viljad on oma suurus juba täis kasvanud, siis hakkan vähem kastma, ikka selleks, et maitsvaid vilju saada. Aga teile siis toredat tomati kasvatamist ja toredat aiandamist.